Kes teab, kuidas see kalamehe naist ära tunda? Kalamehe naisel on ussid. Jällegi sõber kurdab teisele, et iga kord, kui ma tahan õhtul välja minema, ma pean 2 korda oma pea suitsema mõtlema. Mõtlen, miks? No üldse mul on vaja leida nagu mingisugune põhjus, miks ma välja lähen. Ja siis on vaja hakata mõtlema teine põhjus, miks naine kaasa ei saa tulla. Naine küsib mehe käest, et kallis, kuule, et ütle mulle, mida sa teeksid, kui ma sureksin? No ma läheks hulluks, noh. No kas sa abieluksid uuesti või? No nii hulluks ma nüüd ka ei lähe. Niimoodi Borussik ja Natasha sõidavad siis Kalessiga, noh siis nagu lahtise vankriga, eks ju. Ja korraga hobulema läheb Irge lätaka sitta. Kõik on siuke koleva. Natasha nagu kohmetub, läheb näost punasega, Borussik irvitab naeru täie pasaga. No Natasha nagu, et Borussik, mida ta naerad? Oi, Natasha, andke andis, ma mõtlen, see oli hobune. 2 vanameest istuvad, muljetavad siuksed 80-aastased, üks ütleb, näed, käisin siin sõbranaga kuurordis ja sedasi ja teine, mis Šosa sõbranna mingi siuke. No on siuke 23-aastane tibidad, käisime teatris ja kinos ja jalutasime luidetel ja nii, kuidas eksiga oli, oi, peaaegu iga päev. Kuidas nii siis? No peaaegu esmaspäeval ja peaaegu teisipäeval ja peaaegu kolmapäeval. Naisel on olnud vastavad terviseprobleemid, mille peale tal on määratud hormoonravi. Aga siis see peale ta läheb nagu arsti juurde, teeb doktor, et teie hormoonravi on muidu nagu tore, annab tulemusi ja kõik kena ja puha, tüüsistusi polegi midagi. Aga võt see asi on nagu imelik, et mul on nagu rinna peal karvad kasvama. Kas see on nagu normaalne? No saad aru, mul iseenesest ei ole mitte kole naine, eks ju, noh, pikk ja nagu peab ja kõik puha, aga võtsin rindade vahel nagu kipuvad nagu võsuma. Arstis see peale, et ei, see pole hullu, et noh, pärast ravimõjud läheb mööda, et see kaob ära, et see ei ole hullu midagi. Aga et kus ma olen karvu siis on? Munadeni välja, noh. Jällegi tuttavad saavad üle väga tükki ja kokku tegisib, kuule, kuidas sul isal läheb? Oi, isa on surnud. Aga mis ta enne seda tegi? Elas. Jällegi noormees räägib sõbrale, et või noh, abielumees räägib seal sõbrale, et tead sa sellest ajast peale, kui ma keldri võtme ära kaotasin, mul naisega ei ole mitte ühte sõnavahetust enam olnud. Kuidas siis niimoodi? No ma ei tea, ta on siiamaani keldris. Naine tuleb polikliinikast koju ja ütleb, kuule arst ütles, et mul on puhkust vaja, kallis, luba, ma sõidan 3 nädalaks mere äärde, ma luban, et ma mõtlen ainult sinust. Mees vähega raalib, kuule teeme parem vastupidi, sa jää parem 3 nädalaks siia ja mõtle ainult merest. Üks siuke klikiaegne vanaproua on fotograafi juures, istub seal objektiivi ees ja kõike puha ja fotograaf nagu vaatab ja hakkab tegema seda pilti ja siis jälle vaatab, proua, kas te tahate suuri või väikseid pilte saada? Väikseid tahaks, no siis ärge naeratagi nii laialt. Igavene paks mürakas jääb auto alla ja karjub, või noh, saab auto käest müksu nii-öelda, selles mõttes jääb ellu, seisab omal jalul ja karjub selle juhi peale, sa tibla ei osa muust mööda sõita või? No ma nägin sind küll, aga ma kartsin bensiini jätku. Lugu ju leiab aset Ameerikas, eks ju. Mees tuleb koju, aga mees on võitnud lotol mingisugune pustimisel 10 miljonit. Tuleb koju, ütleb naisele, tead, ma võitsin 10 miljonit taala. Naine, nii sillas. Oh, issand kallis, mis nüüd saab, mis ma kaasa võtan? Kas võtame suusad või võtame bikiinid? Tead, võta mida tahad, aga hommikuks oled kadunud. Ja siis on ju see, kuidas 2 tüüpi räägivad. Üks küsib teise käest, et kuule, mis sa arvad, et kas suudlemisest võiks pimedaks jääda? Teine ütleb, vabalt. Ma panin üleeile oma naabrinasega tatti ja nüüd ma ei või oma naist enam üldse näha. Kuskil majas keldris lõhkeb toru. Noh, kanalisatsiooni toru. Kutsutakse kohale see kuradi Mansaftan, see meeskond. Tulevadki 2 torumeest. Vana, noh, meister või see tegija vend on õpipoiss. Teevad keldri ukse lahti ja sa nuga, oi, pläed, poolde treppi loksub mingi hullu paska, mingi täiesti kolle lugu ja vana mees üldse ei lase ennast segada, kohe mahti üle pea kaela sisse, summerdame müttab seal nagu kuradi vesirott reis. Natuspäevalt oli välja reis. Võti 17. Ja annab võti number 17, see paneb jälle sita sisse, tükk aega müttab ja ilgelt kaua ja tuleb uuesti välja. Torutangid! No torutangid, see läheb jälle sita alla, ilgelt kaua müttab ja ime sitt hakkab ära kaduma. Vajub, lõbus on keldri kuiv. Vanamees tuleb välja, lükkab surma ja pasa kere pealt maha. Õpipoiss, muidu äkki võtmeid kätte andma. Sõbrad saavad kokku, teile küsib, kuule, kes sul lambid kinni lõi, kuule, teil olid jumala korralik. Naine lõi. Mis muidu naine? Sa ütlesid, su naine on ema juures Tartus. No võt nii ma arvasin, jah. Sõber küsib, et teise käest, et kuule, palju sa kõige rohkem oled üldse kaalunud? Vend ütleb, 95 kilo. Ahaa, palju kõige vähem? Oota, ma tuletan meelde. Mis oli, 3 kilo 800 või? Mees tuleb õhtul koju, naine pealt tule õhtusöögi lauale, ütleb, et nakavalana, aga vaat see on nüüd huvitav õhtusöök. Mis pärast huvitav on? No vaata, see on siukene põneva nimega õhtusöök nagu viinerid üllatusega.
no kui sa üllatus on, sa vaataks leiad viinerid üles. Sõber küsis, et kuule, sa käisid eile õhtul klubis või? Ei, ma ei saanud minna, mul naine otsustas, et mul pole selle jaoks tahtmist. Lugu siis selline, et noormees üritab neiut nagu ära rääkida, seletab talle, et no saad aru, see on tegelikult iseenesest väga lihtne. Kujutame lihtsalt ette, on ju, mina olen saatja, sina oled vastuvõtja. Noh, enne voodisse minekut, eks üritab ära moosida, et mina olen saatja, sina oled vastuvõtja. Siis ta küsib, no ja mis meil siis 9 kuu pärast on valju hääldaja või? Venemaa, jaanuar. Õhutemperatuur -40 kraadi, teerist kusagil pärapõrgus, teeristil see saab öösel kell 3 miilis, see külmetab. Äkki sõidab teeristile välismaa auto ja sealt väljub jaapanlane, kes küsib Haomata suki, panamuki, fatao joki, Coca-Cola. Miilis vaatab ta nimestunult otsa ja vastab, klaasike, mis asja? Bussipeatuses saavad kokku 2 vana tuttavat. Kuule, tervist, pole ammu aega näinud ja nii edasi. Tere jah ja. Kuidas sul läheb, oled naisemees juba või? Ei ole veel. Mida sa ootad siis? Bussi. Nõnda. Tähendab, on siis algamas suur balletietendus, eks ju. Baleriin teeb lava taga sooja. Teeb sooja seal painutab ja keerutab ja väänab ennast igate pidi ja korraga viskab spagaati ja lipsti ja tuissu törsti vastu lavalautasid või seal taga ja tekib vaakum. No nii põranda küljes kinni nagu peldiku musi ei saagi enam lahti. Igavene jama ja kutsub sealt, et tulge kurat ja lavapoisidega kõik tulevad, ilgelt lahed orgivad ja kuradi kiusavad. Seal on närvid mulle, kurat, aidaki, ma pean esinema minema. No neid ka ootate ka tõsiselt, et kuda me täna siit lahti saame, kurat teine istub nagu kuradi iminapp siin küljes. Mingi vanake siis, et kuulge poisid, tavai, läheme alumisele korrusele puurime sealt augu täpselt õige koha pealt lakke, siis saab õhk vahele ja ongi sipsti, noh nii. Teised, kuidas sa lähed puurima, all on kontsertsaal, kuidas sa lähed sinna kolistama ja puurima redelitega ja puharais? Vanake, et kuule tõesti on jama, mis teeme? Aga kuulge, teada, mis teeme? Näpime ta nibusid, nii kui ta märjaks läheb, siis libistame ta teise tuppa ja seal puurime. Ja sõber ütleb teisele, et tead sa, mul naine on nii õelaks läinud, ma tulen öösel mingi hilja koju, ta ei ütle ühtegi sõna, ta isegi ei sõima, ta vaatab ainult kella. Tead, sul veab, minu vaatab kalendrit. Nüüd ma tean täpselt, et mu naine mind petab. Kuidas? No teda polnud öösel kodus. Ma küsisin omega, kus sa olid, ta ütles, et ma olen õe juures. No ja mis siis? No õe juures oli mina ju. Nii, jumalast sodilakku täis vend tuleb politseijaoskonda küsib, et kuulge, te ei ole näinud väikst valget koera? Politsei, ei ole näinud. Aga muidu kaua te muidu politseis töötad? 12 aastat. 12 aastat politseis ja pole näinud ühtki väikest valgest koera. Kuule, ma kuulsin, et su naine pidi ohtlikult haige olema. Loll jutt, ohtlik on siis, kui ta terve on. Et hommiku vara, kella 5 aegas, tädi Maali läheb siis, lehmad on, eks ju suvine aeg ja lehmad on öösel karjamaa peal, tädi Maali läheb hommikust lüpsi tegema. Läheb metsa vahelt läbi ja korra vaatab, savanarais põõsas istub pisike mees roheline, imelikult punase punnis näoga, niukene naljaks, nii, marslane. Hakkab siis lähtama, tere, mina olen Maali, maalt, lüpsja, teine on jumala vait. No see võtab siis žestid ka appi seal, žestikuleerib ilusti, et mina olen Maali, maalt, inimene, lüpsja olen. Tirib kätega, kurat. Teil on ikka jumala vaid. Seletab eriti ilmekalt, nagu kuradi näiteringis. Mina olen Maali, näitab sõrmega ilusti nüüd enda peale. Mina olen Maali, maalt, inimene olen lüpsja. Põõsas kostab, ma olen Leo, metsavaht, situn. Sõber räägib teisele, et tead, mis hull lugu või? Mul naine nägi möödunud öösel unes, et ta on abielus miljonäriga. Teine ütleb, mis siis, minu oma näeb seda ilmsi ka.